Kui mina olen lõpetanud oma pika kõne, siis koduküttele noored keskalt põnevad küünlad. Peale seda juuruõpetaja Kalle Kõin saab palvuse. Peale seda Aart Nõmm loeb ühe luuletuse, siis palun pange teie kõik oma küünlad. Ja peale see kõik inimesed, kes te siin olete, palun tulge Veitsenbergi saali Rapla kultuurikeskuses. Et me ei unusta neid inimesi, kes olid pikka aega põlatud ja taga aetud. Et nemad olid ju need, kes oma kõige kallima oma elu andsid selle eest, et meie saaksime praegu rõõmsalt ja mõnusalt elada. Palun mõtleme selle peale vaikuses. ...80 aastat tagasi, 9. detsembril 1945 hukkusid ebavõrdses võitluses Ohulepa Vardimäel metsavennad Johannes Põldmets, 51-aastane. Johannes Eduard Põldmets, 27-aastane. Heinrich Põldmets, 25-aastane. Voldemar Põldmets, 23-aastane. Oskar Põldmets, 20-aastane. Rudolf Reinhold, 27-aastane. Oskar Reinhold, 25-aastane. Täna 76 aastat tagasi hukkusid Eidapere lähistel punkrilahingus metsavennad. Richard Ottomar Saaliste, 33-aastane. Ilse Alide Saaliste, 26-aastane. Artur Elmar Saaliste, 36-aastane. Helje Ainsalu, 26-aastane. Elmar Toomingas, 44-aastane. Head kaasmaalased, olen väga tänulik, et eelkõneleja tõi välja langenud metsavendade vanused. Need vanused on väga tähenduslikud, sest igaüks teab, kuidas ta mõtles elule 26-aastaselt ja igaüks teab, kus ta mõtleb 50, 60, 70 aastaselt oma elule. Ja võib-olla ka minul, kes ma olen 55. aastat käimas, ei tundu väga raske oma elu anda vabariigi eest. Aga kui ma mõtlen, 20. aastates oleks olnud väga raske. Me kuulsime ka siit noorte leidude nimesid, kellel kõik oli veel ees, laste kasvatamine, pered, kõik, millest nad loobusid kalli
Isamaa nimel või vabariigi nimel, kuna nad ei olnud nõus sellega, mida siin korraldama ja üles ehitama hakati. Me teame Ukraina sõja valguses, kui paljud just selles eas noored, mida mõõdetakse miljon Ukrainast, miljon Venemaalt, noort on just nimelt selle põhjusel ära läinud Ukrainast ja Venemaalt, et mitte sõtta minna. Ja see on ka mingis mõttes õigustatud, sellepärast, et nad tunnevad, et see ei ole nende sõda. Nad pole midagi teinud, et see sõda käiks seal. Et see on sellist valgetest kinnastest meeste sõda, kes elavad kaetud põrandal kabinettides. Aga ometigi leidub nende kõrval, kes peavad õigeks lahkuda, neid, kes on valmis ohverdama oma elu. Lootuses, ilma et võib-olla seda tulemit veel nägemata, ise lootuses, et kõik muutub. Ja tõepoolest kõik ongi muutunud. Me elame Eesti Vabariigis, me oleme vabad ja saame olla südamest tänulikud kõigile neile, kes andsid oma elu meie vabaduse eest. Sellest lootusest räägib ka üks Liidia Koidula luuletus. Kui mul paluti siia tulla seda kõnet pidama, siis olen omas koolis ka praegu asendusõpetaja kirjanduses ja just oli mul see luuletus antud lastega käsitleda ja kõlab see järgmiselt. Sind surmani küll tahan ma kalliks pidada. Mu õitsev Eesti rada, mu lõhnab Isamaa. Mu Eesti vaimud, vainud, jõed ja minu emakeel, teid kõrgeks kiita tahan ma surmatunnil veel. Ja tihti siiski leian su silmis pisaraid. Mu Eestimaa, looda, küll ajad muutuvad. Meil tulevased tunnid veel toovad kinnitust. Käi kindlalt, nõua õigust, aeg annab arutust. Aeg on andnud arutust ja täna veel saame öelda, et oleme looja poolt hoitud. On üks selline legend, et maailma inimkond jaguneb laias laastus kaheks, kes on head ja kes on kurjad. Kui kurjus saaks võidu headuse üle, siis oleks inimkonna lõpp. Aga öeldakse, et alati on 1% rohkem neid, et headus võidab. Ehk siis 51-49. Ja see 1% arvatakse, et on just need palvetavad nunnad ja mungad erinevates religioonide kloostrites, kes veedavad päevi inimkonna rahu eest ja armastuse eest palvetades. Need, kes lisaks maistele jõududele, mis meie käe ulatuses on, sealhulgas ka relvad, paluvad appi taevaseid jõude. Oleme tänulikud ka nendele ja jääme palvele. Kallis taevane Isa, sina ei ole mitte surnute, vaid elavate Jumal. Sinus elavad kõik sinu omad, ka need, kes praegu puhkavad maapõues. Meie palume sind, ära lase meid surma ja tema hirmutuste pärast araks minna, vaid hoia meid oma püha vaimu läbi armulikult õiges usus ja südametunnistuse rahus. Me palume kõikide kallite õdede ja vendade nimel, kes on oma elu meie vabaduse eest andnud.
õnnista neid, anna rahu neile ja palume, et nemad taevariigis saaks osa kõigest sellest, millest nad siin ilmas loobusid. Täname, et on inimesi, kes nende tegusid meeles peavad. Täname, et on noori, kes teeksid samamoodi. Palume õnnistust Eesti rahvale, kõigile, kes on siin ajas ruumis ja kõik, kes on läinud igavikku. Palume sinu pojale issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Langenud kangelaste mälestuseks loen teile luuletuse, mille on kirjutanud Aleksis Kallits ja mis kunagi avaldati Kaitsekodus 35. aastal. Laul vabadusele. Ei ülimat elus, kui Eesti eest surm, me kehadega kattugu kodunurm. Nii tõttasid mehed, neil leegitses rind ja vabaks saigi kodumaa püha pind. Riik kaljuna aegade vahuses meres ja Eesti rahvas rahvaste laias peres. Kuid võidelda palju on raskusi eel. Ei ülesanded lõppenud, ole veel. Peab eestlasel juurduma eestlase meel, aus õitsma Eesti teadus, kunst ja keel. Suur ärkusaeg uuesti algamas nüüd, riik võimsaks saagu, kõmiseb ärkushüür. Ja manalast sangarid vaatavad meid, au igavesti, täname palves neid. Ei ülemat elus, kui Eesti ees surm, nii tõotati vabaks sai kodunurm. See verega väetatud murelik maa peab rahu, õnne päikeses õitsema. See rahvas, ta tõuseb, ta võitleb, võidelda teab. Lipp, sinimust valge, see püsima peab. Ei ülimat elus, kui Eesti ees surm, jää igavesti vabaks mu kodunurm. Tähelepanu, palun püsti tõusta, kõlab Eesti Vabariigi hümn. Yeah.
Head inimesed, täna on justkui tavaline päev, justkui eriline päev, aga täna teeb üks sündmus selle sündmuse eriliselt eriliseks. Aga esmalt, me oleme siin koos ju tänu sellele, et Toomas tema algatusel said Raplamaa metsavennad endale austuskivi. Said sellise kivi, mida tegelikult Eestimaa peal olema ei peaks, mida siin olla ei saaks. Kui kommunistid ei oleks saanud siin märatseda, ei oleks seda kivi siin olnud. Ei oleks olnud põhjust seda siia rajada. Aga nende hullunud inimeste hullud teod tõid selle esile ja tänu Toomase ettevõtmisele sai see ränkraske rada Toomase ettevõtmisel läbi. Kes teist või meist on midagi sellist kunagi teinud, teab, mida see töö endas tähendab ja mida see ettevõtmine endast kujutab. Leida üles kõik need nimed, leida üles need andmed, leida üles kõik need, mida vaja on. See on meeletu tegevus ja moel või teisel, Toomas Tõnisson, on see sinu elutöö. Ja kui ma täna ka seda kivi seal vaatasin, siis tegelikult on sellelt kivilt puudu üks tahvel. Ja see on, Toomas, sinule tänutahvel sinna kivile. Vara. Ei ole vara. See on selline, et idee ja mõtte algataja Toomas Tõnisson. Selle asja peaks ükskord ära tegema. See kivi väärib seda. Kui aasta 20 või 50 pärast inimesed sealt mööda käivad, kas kõik teavad sellest, kuidas see tekkis, miks see tekkis? Ajalugu väärib täpselt teadmist, miks ja kuidas see sinna tuli. Nii et teeme täna kõigepealt algatuseks veel ilusa tugeva aplausi Toomas. Küllap sellest aplausist kuulsid ka need inimesed, tänu kellele see sündmus täna siin korraldatud on, ehk et pilvepiiril olevad inimesed. Sest et on ilus ütlemine, meie väikese rahva ajaloos on seiku, mis on nii võikad ja ülekohtused. On loomulik, et elavad võlgnevad mõrvatutele vähemasti mälestuse jäädvustamise. Ja need inimesed, kes täna sellele sündmusele kokku tulid austusest nende mõrvatute vastu, aga tulid ka austusest iseenda vastu. Ma pean lugu nendest inimestest, kes andsid oma elu, et mina saaksin elada vabana Eesti lipu all. Aga nüüd selle alguste väikse sissejuhatuse juurde tagasi. Meil on täna siiski eriliselt eriline päev. Ma ütlesin seda ka seal noortele, et tulge kindlasti siia saali, tulge ja osalege selles. Seda sündmust täna räägib ja kõneleb üks eriline fakt, üks eriline daatum, millist Eesti Endiste Metsavendade Liit ei ole oma 33 tegevusaasta jooksul mitte kunagi saanud läbi elada. Me oleme täna sellise fakti ees, et Eesti Endiste Metsavendade Liit saab tänada, on kohustatud tänama, tunnustama endist metsavenda, kes on meie keskel
ja kes 30. detsembril sellel aastal saab 102-aastaseks. Sõbrad, see on selline number. Me oleme siiamaani teadaolevalt tunnustanud 100-aastast, aga mitte pea 102-aastast. See on selline number, mida aukartust äratavalt on raske isegi sõnadesse panna ja silm kipub märjaks minema. Kui me mõtleme, mida inimene selle elu jooksul on läbi elanud, millised kannatused on ta läbi elanud, kui ta pidi metsast välja tulema, et võtta lähedaste keskel oma vastsündinud väike beebi vastu, seda siis, ütlen õigesti, 7. detsembril, eks ole. Siis nüüd 80 aastat tagasi, siis need on kõik sellised hetked, sellised ajajärgud, mida meie teiega ei suuda ei ette kujutada ega ette manada. Alles Toomasega ükspäev telefonis rääkisime, et aga kujutame praegu ette, et nüüd ja praegu nädal aega metsa. Teeme proovi. Ja see oleks meile kõigile väga raske. Ma võiksin rääkida väga pikalt, aga meil on täna teisi jutte ka. Head inimesed, Eesti Endiste Metsavendade Liidu teenete risti tunnistus. Ma teen ettepaneku üles püsti tõusta meid. Siis tõuseks. Eesti Endiste Metsavendade Liidu juhatus otsustas annetada teile Helmi Roost, Eesti Endiste Metsavendade Liidu teenete risti. Helmi Roost! Ja näete, siin tuleb 102 aastat. Aitäh. Ja näete, me saame siin samas sinimustvalge lipu alla anda Eesti Endiste Metsavendade Liidu teenete risti. Tehtud ja tehtud tegude eest. Aitäh. Aitäh. Aga meil on sümboolselt üks väike oluline väike kingitus veel anda ja see on Eesti Vabadusvõitlejate Liidu kalender, järgmise aasta kalender ja liidu juhatuse aseesimees Manivald Kasepolt tuleb ka nüüd siia ja see on kalender 2026. aasta oma. Nii. Ja meie soov on, et teil õnnestub siit järgmise aasta kõik lehed järjepannu ära tõmmata kuni 103. sünnipäevani ja järjest aga edasi. Küll ta tuleb. Tuleb tervist ja siis peale seda kalendrit tuleb järgmine. Hakake valmistuva järgmise kalendri vastuvõtmiseks. Aga teeme nüüd ühe pildi ka siin. Ma natukene kohe. Ei kogu ma panen. Sama oleks. Panen selle praegu käest ära. No nii ja kõik vaatavad nii, et kahe silmaga näevad siis siia poole. Aitäh ja ütlesin õigesti. Kes see kena tüdruk on seal, eks ole, ja kena poiss? Vanaisa ma tundsin ära, aga vanaema küll. Eks ole, kena tüdruk, eks ju. Et see on siis Helmi ja Osvald Roosti pulmapäeva pilt ja pulmapäev oli 6. september 1947. Ja mina olen Kaidi Kornak. Ja miks ma siin olen? Kohe räägin teile. Mul on üks roheline kaust siin. Ja siia peale
on kirjutatud uurimistöö metsavendlusest Ageri vallas ja 1997 aasta on siis see töö sedasi kaante vahele pandud. 1997. aastal mina lõpetasin Kohila gümnaasiumi ja uurimistöö pidi saama üheks, kui selle ära kaitsta, siis pidi saama temast nagu üks eksam minu jaoks. Aga kuna siis sellel ajal tulid just riigieksamid, siis see uurimistöö eksamina ei realiseerunud ja ma ikkagi kirjutasin selle siis omal moel kokku. Neid materjale on väga palju ja põhjus või teema, mille kohta ma siis otsustasin kirjutada, oli metsavendlus. Kuskil poole kõrvaga, ma ei saa öelda, et see on selline teema, mida siis nagu pidudel räägitakse. Olin ma kuulnud, et tädi Elmi vennad ja isa olid metsavennad ja tädi Elmi abikaasa seda, et ka abikaasa vend ja isa olid metsavennad, seda ma sain alles hiljem teada. Mina olin naabripudruks sealt samast kõrvalt majast, kes oli siis sellel ajal, kui ema-isa olid tööl, oli siis kas tädi Elmi hoida või Lauri tädi hoida või tädi Viive hoida. Ja me olime väga head naabrid. Ma tunnen ennast peaaegu nagu lapselaps, nagu Oliver seal laua otsas. Et tädi Elmi on kogu aeg hästi oluline olnud. Ja kui siis mõte, et hakata seda tööd kirjutama või teda küsitleda, siis mina sellel ajal seal 16-17 aastase tüdrukuna olid need meenutused tihti seal ka pisaratega pooleks. Mina ei saanud paljudest asjadest ju aru, selles vanuses. Ja niimoodi need siis omamoodi kirja panin ja täna siis ütleme nii, et peaaegu 30 aastat hiljem, 96. aastal tegelikult ma olen enamus asju üles kirjutanud. Pea 30 aastat hiljem viis elu mind kokku Artiga, kes istub seal. Ja nüüd, kus me oleme neid teemasid omavahel rääkinud, et on mulle ka palju selgemad. Ja siis, kui Aart on rääkinud, et meil on hästi huvitavad vestlused, kui Aart on rääkinud, mida tema teab ja siis, kui mina räägin, mida mina tean ja siis meil saab siuke pusle jälle kokku, see on hästi kihvt. See on tõesti väga kihvt. Aga sellest tööst endast on nii palju, et see töö on olnud hoiul Ageri muuseumis. Ja tavaliselt kooli uurimistöödega nii ei juhtu, et nad satuvad muuseumisse. Minul millegi pärast oli kinnisidee, et kui Ageri muuseum avati, et siis minu koolitöö peab ikkagi sinna sattuma. Ja ta sinna sattus. Aga mingitel imelikel põhjustel on see töö olnud kogu aeg kadunud. Ja ka nüüd, kui Aart soovis seda tööd saada endale ja me oleme soovinud seda mitu korda mälukeskuses digitaliseerida, siis ikkagi ei ole see töö jõudnud sinna. Ja reedel läksin mina Espetsell, sõitsin Agerisse, ütlesin, mina tunnen oma töö ära, nüüd näidati mulle, kus teil need asjad on. Ja siin see siis on, et suure algine vastu sain selle kätte, et teiega jagada. Ja tegelikult on ikka nii kihvt, et see 30 aastat tagasi sai kirja panna. Nüüd, mis on nagu veel tähtis, on see, et 2 aastat tagasi oli minu oma tütar täpselt selle sama teema ees. Et teha uurimistööd koolis. Ja siis tema ütles, et issand, et see metsavendluse teema, et see on nii huvitav, et tema tahaks ka tädi Elmiga sellest rääkida. Ja niimoodi me siis kolinal sinna tädi Elmi ja onu Väino juurde läksime ja ka veetsime päeva ja rääkisime selle teema. Ja sellest nüüd valmis palju ilusam töö kui minu töö. Selles mõttes, et minul on siin niisugune käsi kirjas väga palju kohalikest inimestest kirjutatud. Aga nüüd see töö, mis siis minu tütar kirjutas ja millel mina olin juhendaja ja sain siis ka oma üles kirjutatud asju tema töösse jagada, tema tegi sellest nagu korraliku töö. Ja selle korraliku töö
siin ongi Põldmetsade ja roostide perest. Selle pealkirjaks, kui see oleks raamatuna ilmunud, oleks saanud pealkirjaks Tõnisele, sellepärast, et siis oli just väike Tõnis sündinud. Aga minu teada nüüd on vist Tõnisel juba õde või vend ka sündinud. Kas võib olla? Kas Tõnisel võib olla, Väino, kas sul on teine lapsekas ka? Eks ole? Nii et näed, kohe tuleb kolmas. Nii et tädi Elmi 2023. aastal oli 31 järeltulijat, siis nüüd peale seda on siis 2 on veel rohkem. Ühesõnaga, see arvestuse pidamine ei ole sugugi lihtne olnud. Aga selle töö saab tädi Elmi endale kingituseks ka ja meenutuseks tänasest päevast. Aga ma loen siis sellest mul on nii hea meel, et see beebi jutt juba ennem ära tuli. Sellepärast, et tõesti see beebi on meil täna siin laua taga. No ei ütleks, et 80 võiks olla see, et kus te ei pakuks seda sellist vanust. Aga seda ma ütlen küll, et kõikide nende eluraskuste kiuste on tädi Elmil olnud täna see ülesanne, et ta peab kõikide elud ära elama, mis elamata jäid. Ja me loodame, et neid aastaid, kus meiega koos oled, on väga palju. Ma loen siis siit tööst natukene ette, sellepärast, et teie seda raamatut ei saa. Ükskord arreteeriti isa Johannes koos tütar Helmiga ja viidi ülekuulamisele. Uurimiselt edasi viidi nad koos Vardi vanasse kuivatisse, kus neid kinni hoiti ja küsiti vendade kohta. Tegemist oli siis keegi kohalik naine, tõi neile sinna süüa ja andis nende asukohast teada ka ema Mariale, kes siis samuti neile süüa toomas käis, mis põhimõtteliselt seal oli nagu piinapingis, et süüa ei pakutud. Loomulikult küsiti isa Johanneselt, et kus pojad on ja kohustati teda poegi metsast välja tooma. Umbes 2 nädalat peale Vardi kuivatis kinni hoidmist toodi Helmi ja isa Johannes Kernu mõisa. Seal hoiti neid veel umbes 1,5 nädalat. Helmi mäletab, et temaga koos oli veel üks eakam naine ning ülejäänud kõik mehed. Kernu mõisas olev tuba, kus neid kinni hoiti, oli aga kirpe täis. Selleks, et kirpudest lahti saada, palus Helmi valvurit, et kas ta võib mõisa ees asuvast liigist ämbriga vett tuua, et kirpudest toast lahti saada. Nii nad siis koos valvuriga seda vett tooma läksidki. Peale 1,5 nädalat küsitlemist ja uurimist lubati nad koju. Peale seda läks aga isa Johannes poegade juurde metsa, kuna ei tahtnud enam, et teda nii palju pekstakse ja piinatakse. Helmi jäi esialgu koju, kuid kuna venelased käisid iga päev vendade ja nüüd juba ka isa kohta aru pärimas, otsustas ta, et ta läheb samuti nende juurde metsa. Ajaliselt arvab, et olid metsas mõned kuud ja kui ilmad juba külmaks läksid, tuli Helmi metsast ära ja varjas ennast vanaema juures Kelgas Iguri saunas. Helmi sõnul teda ei pekstud ega piinatud, kuid kuna ta oli samal ajal lapseootel, muretses teda, kuidas vintsutused lapsele mõjuvad. Helmi sõnul polnud enam kellegi lasu ja võimalusi end külas kusagil peita, sest kõik küünid pandi külas põlema. Veel meenutab üht lugu seoses vend Oskariga. Ja nüüd ma paluksin, Aart, et sa paneksid selle vendade pildi. Emaga juhtus metsas püssiga õnnetus. Püss läks lahti ja ta lasi endale läbi käe. Tolleaegne metsavaht Pääsuke, perekonna nimega, käis teda nende varjupaigas ravimas, kuid olukord läks hullemaks ja Ilse Mägede talust viis Oskari sala ja vankriga teki alla peidetuna Nissi arsti juurde kätt näitama. Õnneks Ilse vankrit kinni ei peetud ega kontrollitud. Oskar paranes, tema näpud jäid otsa, kuid 2 keskmist näppu said kahjustatud ja ei saanud neid korralikult liigutada. Jah. Nii see oli.
ma arvan, et kas sul on ka õest pilti või tõde ilmsest pilti? See pilt oli. Just. Jah. Et isa oli mul Selikoigis Äärdi külas oli Kaasiku talus, varjas ennast peale Sinimägedest tulekut ja siis ta rääkis mulle, et oli käidud nagu metsavennad käisid ikka omavahel läbi ja nad käisid minu onuga, siis minu ema vennaga, kes oli Nõukogude armeest desertöörunud. Need käisid siis seal ta ütles, et kelbapoiste juures sai käidud ja need kelbapoisid, ma arvan, et need samad olid seal. Aga minu meelest isa jutu järgi oli tegu mitte maa-aluse punkriga, aga oli ilmselt ehitatud neil mingi maapealne selline ehitus. Ja kuskil peale ta ütles, et need poisid olid seal, et hästi palju relvi oli ja olid seal, et olid kutsunud, et tulge ka meie juurde siia. Aga isa arvas, et nad on seal oma talus niimoodi. Neil oli vist tehtud sinna lauda alla midagi peidukohti ja siis nad suvel olid rohkem metsas peitsid. Seal oli ka üks peidukoht neil. Aga mitte maa-alune, aga lihtsalt oma metsas olid. Ja siis nad sinna nende poiste juurde ei läinud ja siis ütles, et oligi hea, et nad sinna ei läinud, et ükskord oli hakanud kostma sealt seda lahingu möllu, et päris pikalt tunde oli kestnud see lahing seal niimoodi, et kostis sinna Selikoiki ära, sinna Äärdi külla oli kostnud ära, et seal oli siis NKVD oli läinud haaranguid tegema ja siis ilmselt sama koht oli. Ja peale seda, kui ma siin, 72 ma tulin ajateenistusest Nõukogude meest ja mõne aasta pärast siis otsustasime isaga, et lähme vaatame seda kohta, et kus need ennast seal varjasid, et mis seal nüüd on. Ja sõitsime sinna, siis sealt tee äärest läksime siis. Isa ütles, et nii palju on muutunud siin, et nii võõrast tundub see koht, et see oli mingi 75-76 aastal eelmine sajand. Läksime ja leidsime mingi mäe, ta arvas, et see on selline kõrgem koht oli seal, et see on see koht, aga sinna oli kerkinud mingisugune kas jahimeeste selline väike ponnike või midagi, nii et vanast sellest metsavendade elust ei olnud nagu seal midagi. Me niimoodi ei otsinud ka maast seal kestasid ega midagi, aga lihtsalt vaatasime selle koha üle. Ja eks aeg oli teinud oma töö ja nii palju muutunud kõik. Isa ütles veel selle enda asjade kohta veel, et kui ta tuli Saksa sõjaväest koju sinna Selikoiki või sinna Kaasiku tallu, et ta pistis oma Soltbuchi, sõduriraamatu ja selle ühesõnaga selle numbri, et need ja fotod ja pistis sinna kiviaeda aga sellel ajal oli see juba Mitsurini sovhoosi maa-ala ja need aiad ja kõik olid ka muutunud, nii et me ei leidnud isegi, isa ei leidnud oma asju üles. Et ma arvan, et need samad kelbapoisid ilmselt olidki, kelle juures nad siis vahetevahel käisid ja metsavennad käisid läbi omavahel. Et ma ei tea, palju sealt Äärdi külas sinna maad võis olla, aga mis neil muud ikka teha oli? See kool. Kuidas? Kool ikka ju. Ei kus see mägi või Kool. Jah, aga ta ütles nagu kelbapoisid või niimoodi nimetas neid või Vohul. Kool. Jah, ma ei mäleta ka nii täpselt enam, see oli nii ammu ja lihtsalt ma hiljem olen mõelnud, et oleks pidanud isa käest rohkem neid asju uurima, aga ta väga ei tahtnud neid asju rääkida ja sellest Sinimägede lahingutest. Aga sellised seosed siis. Aitäh! Ja
see ongi hästi oluline meeles pidada, et enamik perede mälestustest kantakse edasi põlvest põlve. Kuid kui mälestused ei ole üles kirjutatud, tähendab see seda, et iga põlvkond teab toimumust vähem. Mälestuste edasirääkimine on aga väga oluline, sest just ajaloos toimunud sündmused on näidanud, et soov riike okupeerida ja nende vabaduse rindale võtta ei ole maailmast kadunud. Aitäh kõigile! Jah, siis paari sõnaga Toomase palvel räägin siis täna 76 aastat tagasi toimunud lahingust Heidapere lähedal Põrgu kraavi ääres. Et 14. detsembril 1949 siis julgeolek ründas seda punkrit ja hukkusid seal siis lahingus Richard Saaliste, tema pruut Helja Ainsalu, Artur Saaliste, Arturi naine Ilse Saaliste, Elmar Toomingas ja elusana pääses siis punkrist Ilse Saaliste õde Erika Kask. Julgeoleku aruande järgi ründas seda punkrit siis umbes 200 julgeolekusõdurit, et see operatsioon oli valmistatud väga põhjalikult ette ja see punkri ümbrus oli mitmekordses piiramisrõngas. Nii et enne kui seda punkrit ründama mindi, et ega nendel metsaendadel selle ülekaalu vastu mingit lootust ei olnudki, aga võitlesid nad sellegi poolest. Kuidas see lahingu käik seal oli? Vara hommikul oli Richard Saaliste tõusnud üles ja läinud punkrist välja toimetama. Relv oli tal endaga kaasas ja siis, kui see rünnakugrupp siis jõudis lähedale, Richard neid märkas, avas automaadist tule, talle tulistati vastu, ta sai pihta, langes punkri ukse ette, ta oli haavatud siis teised punkris viibijad akendest ja sest uksest siis tulistasid ka. Artur Saaliste väljus sealt uksest, ütles, et oli teistele veel öelnud, et mina oma venda nende kätte ei jäta. Vinnas Richardi endale selga, teised punkri lõuna küljes asunud aknast pugesid välja ja eemaldusid siis selle Sauga jõe või Põrgukraavi suunas. Et aga jõeni välja ei jõudnud neist keegi, kõik peale siis Erika Kase siis langesid. Miks see julgeolekule nii tohutult oluline oli? Lisaks sellele, et kõik need 3 langenud meest olid sõja ajal olnud omakaitsepataljoni komandörid, oli Richard Saaliste siis 46. aastal tulnud tagasi Rootsist ja tõenäoliselt omas mingeid sidekanaleid siis kas siis meie eksiilvalitsusega või siis ka Rootsi luurega. Teada on, et ta üritas siin raadioteel ühendust võtta, kas ta seda sai või ei saanud, minu arust päris üheselt see selge ei olegi, igatahes neid sideseansse prooviti teha. Et Rootsist tagasi tulles tema enda raadiosaatja, mis kaasas oli, selleks koos paadiga põhja ja seda ta kasutada ei saanud, aga siin hankisid nad siis sakslastest jäänud ühe raadiojaama ja sellega üritasid mitmel korral siis ühendust saada. Et aga jah, kuidas need tulemused olid, ei tea. Seetõttu julgeolek oligi nii-öelda kõrgendatud huviga just Richard Saalistet ka taga ajas. Et kuidas siis julgeolekul lõpuks õnnestus, oli nii, et sokutati siis Kehtna, Lelle, Heidapere kandi metsavendade hulka julgeolekuagent, kes oli endine Eesti Vabariigi ohvitser Adolf Lõhmus. Poole aasta jooksul võitis siis metsavendade usalduse. Erinevad allikad nüüd räägivad natuke erinevat keelt, et tõenäoliselt tal ei õnnestunud ise Saalistete punkrisse saada, et seda asukohta julgeolekule üles anda. Samas Erika Kask on meenutanud, et ennast kapteniks nimetav mees siiski seal punkris käis. Et ei tea, vastuoluline andmed. Igatahes jootis siis agent Välk, oli tema agendi nimi, siis Sulev Hansenile, kes siis ka ennast metsas varjas ja kes oli Saalistete sidemees.
jootis siis sisse mürgitatud viina, võeti ta kinni 11. detsembril ja peale ülekuulamist ja nii-öelda toibutamist siis oli ta nõus siis julgeoleku viima siis saalistajate punkrini, mida siis 14. detsembri varahommikul rünnati. Mis veel? Mõtlesin, et mis ma räägin või millele tähelepanu juhin, siis mulle hakkas kätte üks sellesama agendi aruanne ühest sünnipäevapeost, mis siis Käru lähedal metsavennad pidasid, ühe metsavenna sünnipäevapidu ja seal ta kirjutas siis sisuliselt üles praktiliselt kõik, kes mida tegi, mida rääkis, kuhu varjama läks ja nii edasi. Et aga siin on paar sellist huvitavat kohtada, kuidas ta Saaliste Arturit, Richardit seal ei olnud, et ta Saaliste Arturit siis on iseloomustanud, et ma arvan, et niisugune vaenlase iseloomustus inimese kohta on vast kõige ehedam. Tsiteerin siis. Saalistel oli relvastuseks Saksa püstol, kuulipilduja MP, Nõukogude püstol TT, mida ta kandis vöörihmal. Püstolit hoidis ta kogu aeg enda juures ja mõnikord asetas enda ette lauale. Oli märgata, et närvid olid vähe pingul. Nägu on ümar, ilma eriliste tunnusteta. Juuksed heledad, riietuseks tume korralik pintsak, samuti head tumedad püksid. Jalas Vene soldati saapad. Oma väljendustes ja jutuajamiste jooksul on väga ettevaatlik ja kaval, käitumiselt julge. Ma arvan, et jah, paremat iseloomustust ei saagi nagu olla. Jah, põhimõtteliselt ega ma ei oskagi nagu rohkem midagi öelda. On kellegi küsida midagi. Kas see Toomingas oli ka sealt kohalik mees? Ei, tema on tegelikult Pärnumaalt pärit, oli kuidas ta Saalistute juurde sattus, seda ausalt öeldes praegu väga ei teagi. Teada on, et tema naine oli mingil hetkel olnud Velles kooliõpetaja ja lapsega oli elanud Velles väga lühikest aega, aga ei ole teada, et ta sel ajal oleks nagu mehega suhtlenud, et kuidas ta sinna Saalistutega kokku sai, tõenäoliselt kuna Saalistad suhtlesid väga lähedalt ja selline sama tema grupi hulgas oli siis Vändra poolt metsavendasid, siis tõenäoliselt siis tuttav ja kuna kuskilt on minu kõrvu ulatud ka, et Saaliste oli korra öelnud, et tema võtab enda punti ainult ohvitsere, et siis nad kõik kolm olid omakaitsepataljoni ülemad, siis tõenäoliselt sõja ajal olid nad kokku puutunud, et Elmar Toomingas oli Pärnumaal, Artur Läänemaal ja Richard siis Hiiumaa omakaitsepataljoni komandant. Kas oli maapeale punker? Jah, täiesti maapealne, tõenäoliselt puhta nurgaga tapitud nurkadega punker, et kaks pilti, mida mul ei õnnestu siia täna kaasa võtta, et on sellest punkri ehitamise, või mitte sellest, aga nende eelmise punkri ehitamisest säilinud, et siis on jah selline täiesti tavapene viilkatusega maapealne punker, et kuna seal maapind oli nii märg, siis praegu täna on seal olemas kaks sellist auku, mis üks võis olla kaev, teine lihtsalt siis jäätmete või prügi auk, et need on ka üleeile õhtul käisime seal, siis triiki maapinnaga on vett täis, et seal maa sisse midagi nagu kaevata ei saanud. Et aga selle punkri asetuse me mingite aastate eest koorisime selle samblakihi sealt pealt ära, et leidsime sealt uksehinged, aknakremoonid, et siis selle asetuse saime nagu enam-vähem, kuidas ta seal maastikul paiknes, selle saime paika. Et selle sama Sulev Hansen, tema iseloomustas seda punkrit ka, et rajatud oli ta tihedasse puusenoorendiku ja oli puhtalt maa peal. Ja mina olen rohkem tegelikult oma mõtteid koondanud tavaliselt kirjutades, siis
siis ma võtsin ennast ikkagi kokku ja mõtlesin sellele paarile tunnile, et mis tunde see mulle kõike sisse jättis, siis mul meenus tegelikult 80-ndad, ma olin gümnaasiumipoiss ja ühel hetkel hakati Eesti ajalugu õpetama. Ja päris süvendatult. Ja ma mäletan ühte hetke, kus ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et miljon, kui palju meil siin on. Ja niimoodi aastas tuhandeid me oleme siin nii tugevalt maapinnas kinni ja mitte kuidagi isegi see Vene võim, sest ka siis hakkasime aru saama, et me oleme okupatsiooni all, ei ole suutnud meid välja suretada. Meil istub siin küll metsanduse professor, aga ma ikkagi toon ühe sellise mõttekäigu, et mis mul tol korral tekkis, et me oleme nagu üks puu, mis ajab oma juured nii sügavale. Ja kui ma lapsepõlves jooksin ringi, siis tegelikult ka oli puid, millel ei olnud ka mulda. Ja kõrval üks puu kuivas ära, aga teine kasvas ikka edasi. Ja siin täna siis istudes mõtlesin, et tegelikult see puu ongi jah, üks puu ongi Eesti rahvas. Ja ega ei ole tähtis see, et mis pinnas seal parasjagu all on. Tähtis on tegelikult inimeste puhul see, et algab ikkagi sellest, et milline on meie kodu, milline kasvatus meil on, millist mõtteviisi meile edasi antakse. Ja järsku tahasin ühelt mõttelt, mis see nädal, mis minu meelest teile läbi käib, et vaktsiin on tähtis. Ma ei taha vaktsiini teemadel rääkida, aga et on vaja teatud immuunsuse saavutamiseks mingisugune protsent nii-öelda ära vaktsineerida. Ja siis sama ma tõin enda peas selle mõtte, et ka praegu eriti hästi globaliseeruvas ühiskonnas on hästi tähtis see, et mingi teatud protsent meie rahvast, meie peredest tehaks tegelikult ikkagi seda jätkusuutlikult oma järeltulevatele põlvedele edasi andma ja mäletama, mida Kaidi väga hästi minust ütles, et rääkima neid lugusid, rääkima metsavendlusest, mida kõike tehti selleks, et meie rahvus püsiks. See on see juurestik, mida me vajame, me ei pea kartma globaliseerumist minu arvates, seepärast, et on ju tore maailmas ringi käia. Aga meie peame täpselt teadma, mida me ikkagi tahame oma lastele edasi anda ja nagu öeldakse, et esimesed 11 aastat on eriti tähtsad. Et kui me seda suudame teha oma koolides, oma kodudes, siis mina arvan, et me paneme siin veel 100 000 aastaid edasi. Ja väga heaks näiteks on seesama Toomas siin näiteks, Kaidi, kõik teie, kes te ka seda mälestust edasi kannate ja meenus ka Toomase teema selle mälestuskiviga, siis ma olin ühes teises rollis, abivalena rollis, kus ma vaatasin sellest kohe otsast kinni ja tõesti see oli raske teekond, sellepärast, et raha leidmised ja kõik muu asjad. Ja ühel hetkel ma olin ühel ringkäigul ja olen ühes, kuidas seda nimetatakse, kiviraiduri juures ja vaatan, kivi on tegemisel. Et see on lihtsalt super. Ja süüdates seda küünalt seal, siis ma mõtlesin sellele, et see leek ongi tegelikult nendele julgetele metsavendadele, kelle leek ei kustunud mitte millegi ees. Nii et Eesti rahvus jääb püsima, kui me oma lastele anname seda mõtteviisi, et meie ajalugu austades oma esivanemaid jääks meis seesmiselt püsima. Aitäh teile kõigile ja Eesti riik püsib siis, kui meil on, mida Kalle ütles, et see on headuse ja halva tasakavõitlus ja headust on alati 1% ja see 1% on need kloostrites
maainimeste eest palvetavad mungad ja nunnad. Ja kui me nüüd toome selle Eesti riigi konteksti tagasi, võt siis 1% ongi või oletegi teie siin Toomase ja kõigega, kes siin on olnud, kes tõesti küll mitte selles mõttes ei palveta või ainult vaimujõuga ei proovi, vaid olete valmis ka tegudega ka Eesti riigis seisma. Aga see on see, mis hoiab seda mälestust, mis hoiab vabaduse mõtet elus, ehk see on see säde, mis paneb selle leegiga põlema. Ja minu meelest Rapla on õnnelik koht oma vabaduse maamärgi osas. Kui see kivi avati, siis ma ütlesin seda samad mõtet. Kohilas meil on Vabaduse plats, me nimetasime selle ümber, kus meil on Vabadus ja Ausammas, kus algab Vabaduse tänav. Ja kui me laiendasime, siis me nimetasime umbes 10 aastat tagasi, nimetasime selle ümber ka Vabaduse platsiks. Ja ta kannab ka, mõnes mõttes, me oleme ikka ütelnud, see on Vabaduse maamärk Kohila vallas, siis Rapla vallas on see Vabaduse maamärk kirikuaed. Ta on küll suurem nagu maakonna, kes tulebki olema mõnes mõttes, seal on Vabaduse Ausammas, seal on nüüd see metsavendade mälestuskivi, seal on Rapla väga unikaalne kirik. Nii et kui on olemas neid inimesi, siis need Vabaduse maamärgid meie valdades püsivad. Ja selle üle mul on tõesti siirad hea meel ja suur kummardus kõigi teie ees, kes te olete seda võtnud teha ja vedada ja suur tänu teile. Ja ma olen ka optimist, nii nagu Raimets, ma olen ka optimist, nii et ei kaos Eesti riik kuhugi. Ja nüüd ma nagu hästi panin selle teemale punkti, nüüd ma kui siin räägid metsamehele, siis mu käest on ikka küsitud seda, et kas Eesti mets saab otsa ja kas meil on kunagi tulevikus kuhugi minna, kui meil oleks valmis metsa veel minna, kuidas Eesti metsaks meid kaitsta. Head sõbrad, Eesti mets ei saa otsa ja kui meil oleks vaja Eesti metsast tuge saada, siis me kindlasti ka seda saame. Siin toodi nüüd välja, meil ei pea olema ainult Eestis 100 ja 152 aastased puud. Meil peab olema noort metsa, keskealist metsa, vanat metsa ja nii nagu, kes on metsavendlust uurinud, siis teavad siis punkrit liikati, mitte 100-aastase metsa, vaid 10-20 aastase kuuselooretik. Et see on nüüd nagu metsamehe jutt siia, aga tõesti, nii et positiivne uudis on ka see, et Eesti mets ei saa otsa. Aga suur tänu teile veel korra, suur tänu tänase ürituse korraldamise eest ja tõesti, et hoiate seda vabaduse sädet, seda 1%, mis on vajalik, et Eesti riik ja rahvas püsiks vaba. Head kaasteelised, sõbrad, ma palun Toomas, tule minu juurde. Ma olen täna siin tellitud, et seda sündmust jäädvustada tulevastele põlvedele, nii nagu siin Heiki rääkis, on ka teised rääkinud, kuivõrd oluline on jäädvustada meie tänaseid sündmusi tulevastele põlvedele. Aga me peame vaatama ka minevikku ja täna on sellest väga palju räägitud. Just peale sõjaaegsetest metsavendadest, punkritest. Ma unustasin ennast tutvustamata, minu nimi on Aare Hindrem ja ma tulen Kehtna vallast. Osadel olen tuttav. Ja selle aasta jooksul, mis siin on, te teate, mis aasta on ju sellel aastal välja kuulutatud Eestis. Raamatuaasta, täiesti õige. Ja ma olen raamatuaasta jooksul, mis ei lõppe üldsegi mitte detsembris ära, ärge lootkegi veel, järgmise aasta märtsis emakeelepäevaga. Selle aasta jooksul ma olen teinud paljudele oma sõpradele, tuttavatele, naabritele, koostööpartneritele ja kuidas kõiki neid ka me ei nimetaks, teinud selliseid tähenduslikke kingitusi raamatu näol.
ja ma arvan, et see raamat, mis ma tahan Toomasele üle anda kõige selle nähtud vaeva eest siin päris mitme aasta jooksul, et see kivi on paika saadud ja et me ka täna siin oleme. See raamat kõneleb Soome poistest, kuidas Eesti poisid 44. aastal Soome läksid, seal õppused läbi tegid ja tulid tagasi Eestimaale, et siin venelaste vastu võidelda. See raamat on unikaalne selle poolest, et see on välja antud Kanadas, Torontos, sügaval nõukaajal 73. aastal. Unikaalne veel selle poolest, et siin ei ole lihtsalt juttu ja niimoodi kalendri järjestuses neid lahinguid peetud, aga siin on väga unikaalseid pilte. Ja ma tean, et Toomas on ajalooviline, ma tunnen Toomast ammu, me kunagi ajasime kuningriigi asja kümneid aastaid tagasi sellest väga... Sa taandusid sellest. Taandusid sellest, jah. Lihtsalt mul on Toomas hea meel sulle anda kinkida raamat Soome poisid. Oi, aitäh. Aga suured poliitikud on ära rikkunud, kõik vahivad võtab. Mina tahan inimesele otsa vaadata. Teeme uue kinti siis. Head raamatuaastat, külastage raamatupoodi, jõulud on tulekul, kinkige oma lähedastele raamatuid ja lugege ka ise ka. Aitäh teile!